Tere, ilusat kevadõhtut! Rõõm jälle kõiki kohata siin Naised ettevõtluses roheline ja hooliv maailm programmis. Tänast õhtut sisustavad Katre Purga ja Ulvi Kala, kes räägivad toote ja teenuse disainist. Kuna tegemist on webinariga, mis on üks osa meie programmist, 10 kuud läbivad aktiivsed naisettevõtjad kiirendit, mille raames neil valmivad rohelised ettevõtted, aga ka täna on väljapoolt kuulajaid, kes saavad siis roheettevõtluse kogukonna kaudu seda infot ja nagu ikka me igas programmis tahame pakkuda paar korda kvartali jooksul webinare, mida kõik teised tahavad ka kuulata ja teadmisi ammutada, siis kui me vahepeal viitame programmile, siis te teate, millest jutt on. Ja kui nüüd programmiga edasi minna, siis jagan teile, mis on meie järgmised tegevused sellel kuul peale tänast. Kas mu slaidid või kas mu veeb on ilusti näha, ma loodan. Nii et praegu hetkel on siis käimas olev webinar toote ja teenuse arendus ideest turule. Juba 3. aprillil on üks hästi põletav teema teid kõiki kaasa haaramas. Ka see webinar on avalik. Riina Eedra on kutsunud stuudiosse Anu Ruuli, kestliku innovatsiooni strateegi ja Marika Taali Rahandusministeeriumist ning ta ise on mentor ja ESG juht ning nad räägivad lahti, mis asi on see ESG, kuidas see väikeettevõtjat puudutab. Nii et tulge roheettevõtluse portaali ja registreeruge, saate eelnevalt lingi ja ilusti sisse logida juba 3. aprillil. Aga tänane webinar on nii-öelda eelmäng meie programmis osalevatele naisettevõtjatele, keda on pea 200. 10. aprillil toimub meie juba 3. töötuba ja seal siis Katre Purga juhendamisel hakkate pusima oma äriidee kallal, et kuidas siis oma toodet või teenust arendada. Täna saate rohkem teooriat ja kogemust. Nii et olge siis olemas ja kella 6-9 see kestab, et planeerige endal see aeg. 17. aprillil liigume me sellisesse etappi, et kuidas siis oma finantsidega hakkama saada. Meil on 2 ägedat mentorit, mõlemad Eina Lannad Maie Mängel Tallinna klubist ja Marika Jõeleht Roheklubist ja toimub nende mentoraken, roheettevõtluse alustalad, raamatupidamine, finantsprognoosid ja ettevõtte registreerimine. Ja 22. aprillil toimub juba 5. korda suurejooneline maapäeva tähistamine. Tegelikult tähistatakse seda maapäeva rahvusvaheliselt juba 1970. aastast, aga Eena koos meie rahvusvahelise organisatsiooniga Business Professional Women International tähistab seda 5. korda sellisel kujul, et naised annavad enda lubaduse järgnevaks aastaks maaemale ja jagavad seda oma kogukonnas, sotsiaalmeedias, oma lähedastele ja peavad sellest lubadusest kinni. Aga see pole mitte ainult, mis me 22. aprillil teeme. Meil toimub kella 4-7 EBS-i aulas Eesti ettevõtja 3K töötuba arutelu, kohalik, kestlik ja konkurentsivõimeline Eesti. Ja kõik, kes on registreerunud meie uudiskirja saajaks, on saanud täna kutse osalema. Et me hakkame arutama teemadel, milline on Eesti väikeettevõtluse tulevik, kas ja kuidas kohalik Eesti ettevõtlus saab olla kestlik ja konkurentsivõimeline. Ja meil on seal sellised lühiettekanded alustuseks, kus Madeleine Tults räägib tulevikustsenaariumitest. EVEA president Ille Nakurt-Murumaa räägib mikro- ja väikeettevõtete suurimatest väljakutsetest ja võimalustest. Kerli Ats Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskojast räägib Eesti toodete ja põllumajanduse seisust Eesti toit- ja julgeolek kontekstis. Ning väga oluline teema, et olla konkurentsis, on e-kaubandus kui ekspordivõimaluste suurendamine, Hiina kauba mõju meie keskkonnale. Tõnu Väät Eesti e-kaubandusliidust avab tagamaid, et kus me siis täna oleme.
Nii et peale neid ettekandeid siis moodustatakse teemapõhised töögrupid ühisteks aruteludeks. Igaüks saab anda oma sisendi ja kui need on tehtud, siis sellest sisendist kokku pannakse memorandum, mille kaudu siis me jõuame ka erinevatesse töölaudadesse nii-öelda, et me jagame seda siin ennem kohalikke omavalitsusi, jagame erinevates meediakanalites ja anname märku, et mida siis tänases situatsioonis mikro- ja väikeettevõtjad vajavad. Ja kui meil on 22. aprill tähistatud, siis tõmbame ühe päeva hinge ja lõpetame aprilli siis 24. aprillil meie teadlaste paneeliga, kus siis ökoloog Eleonora Kotta ja keskkonnaekspert Kai Klein aitavad meie programmi osalejatel saada vastuseid oma ideedele ja küsimustele, mis on tekkinud küsimused ja ettevõtte tegevusele laiemat pilti ning arutlevad erinevate toodete ning teenuste mõjud üle keskkonnale ja tervisele. Nii et kõik see info on meie roheettevõtluse programmi lehel olemas. Tulge, võtke aktiivselt osa, registreeruge ja nüüd ma annan sõna üle Katrele ja soovin teile meeleolukat webinari. Jõudu! No nii, eeldan siin, et slaidid on näha, hääl on kuulda. Tervitan teid siit otse ja tervitan ka järelkuulajaid, et olen kuulnud head tagasisidet, et kuulate meid taimi istutades ja koristades ja mida kõike annab teha ja meid uuesti kuulata. Ütlen siis üle, et me salvestame täna. Meil on olemas veebihostid, Siiri ja Helena täna. Et kui on midagi küsida, võib seal kohe arutluse valla päästa ja seda hiljem jätkata meie Facebooki lehel. Aga miks ma täna siin olen, miks ma loen ennast siin piisavaks, on see, et olen varasemast tööstusjuht, nüüd interaktsioonidisainer ja igapäevaselt ProExperdis tegelen IT-ga, arendan äri ja olen strateegiline disainer. Ma arvan, et nüüd juba 7. aastat erinevates ülikoolides toote ja teenuse õppejõud ja lihtsalt mõistlik taaskasutaja. Selliseid kiirendeid ja mis on siis kiirendeid olen jooksutanud ka varem, siis TalTechi all. Nüüdseks oleme samamoodi kolinud virtuaalseks ja aitame sealt peamiselt üliõpilaste selliseid ettevõtlustöid ja uusi startup'e. Näitan veel kord üle selle roheettevõtluse portaali, et kui meil on täna uudistajaid, siis siit saab lugeda rohkem meie programmi kohta. Samas on olemas erinevad webinarid varasemast juba. Näiteks minul viimasel ajal vaadatud Joel Kotsjuba Ring Designist ja samas siit alt leiate ettevõtjate lood ja viimane eriti inspireeriv oli Helen Kotta oma, kus ta õpetas meid vaatama siis kosmeetikapakendeid, samamoodi nagu me vaatame toidupakendeid. Et kindlasti huvitav üle vaadata. Näitan ka seda, et meie põhiline chat ja selline üksteise üleskutsumine ja nõu küsimine toimub Facebooki grupis. Et siit tulge rahulikult kohale, arutame asja, väga mõnus vestlus läheb lahti ja kõik tahavad aidata. Samamoodi teie rohetiimid, mis on meie selline põhiline teadmiste alus, kuidas meil tegelikult läheb. Hästi mõnus on käia rohetiimis ja arutada oma ideed või valdkonda või juba toimivat ettevõtlust. Aga mul on täna ka külaline, et ma olen väga tänulik Mirel Merirannale, kes mulle soovitas ulvikala, kellega me tegelikult oleme varem olnud digitaliseerimise meistriklassis koos. Talle isa korraldatud üritused ja enamasti on need sellised ettevõtjate kokkupuutepunktid ja koosõppimised väga meeleolukad. Aga seal siis kohtusin särava ulvikalaga, kes näitas oma ettevõtet ja nüüd olen teda jäänud jälgima.
Ulvi Facebook, LinkedIni leht on väga mõnusalt infot ja arutelusid täis ja siin on näha ka nende selle ringse disaini strateegia kogemused. Nii et lähemegi siit vestlusse. Ma lõpetan siit jagamise, et ma näeksin teid paremini. Nii et tere, Ulvi! Tere, Katre, ja aitäh nii toreda kokkuvõtva pildi eest. Et kui sa ise iga päev neid asju teed, siis sa ei pane tähele, mida sa teed. Sest see on lihtsalt su see elustiil ja ettevõtluse vaade. Aga see, kui ma saan olla siin abiks väikestele ettevõtjatele või kuidagi neid oma kogemustega inspireerida, siis see on minu poolt ainult suur rõõm. Ulvi, räägi, mida sa teed? Mida teeb sinu ettevõtte Baltic Intertex? Me oleme tootearendusteenus rõivadisaineritele ja siis me tootepakett on väga lai ehk teisipidi ma kutsun seda, et me oleme teenuste kaubamaja disainerile, et tule ainult sinna kaubamajja ja vaata, mis sul vaja on ja seda me siis pakume. Ja meil on nii, et me oleme 26 aastat juba tegutsenud ja selle aja jooksul oleme me enda need protsessid väga ära lihvinud ja me teame, mida disainerid vajavad ja siis kuna mul endal on selline loomus, et ettevõte peab olema arengus, sest seisvale kivile kasvab sammal, siis me kogu aeg vaatame maailmas ringi ja see, et milliseid valdkondi katta, milliseid asju juurde pakkuda ja siis sellega me sattusime ise ka siis sinna ringdisaini, et ega me käisime EISi selles ringdisaini meistriklassis ja ega me ennem ei olnud nagu nii teadlikud, kuigi meil oli 2 tudengit, kes tegid meie firma kohta oma lõputöö ja siis nad tegidki siis selle jätkusuutlikkuse auditi ja sealt tuligi välja, kui palju me tegelikult ära teeme juba ja kui heas seisus sa oled. Aga teisipidi mina ütleks, et see on ka Eesti talupoja tarkus, kui sa ei taha ikkagi raisata, siis sa seda ju ei tee ja see on su firma DNA-s sees. Aga et seda siis nüüd afišeerida suurelt, nagu et me oleme väga jätkusuutlik, siis seda teed me ei ole kunagi läinud, vaid teed, nagu ma armastan öelda, et teed vaikselt oma asja ja siis aitad teisi ja niimoodi see liikumine toimub. Räägi veel sellest pikk see programm oli? See 3-kuune väga intensiivne ja siis sinna sa pidid kandideerima, et kas siis sind valitakse või ei. Ja siis, kuna me olime just lõpetanud digitaliseerimise meistriklassi, siis seal me leidsime väga suured maas vedelevad rahad, ehk ma nimetasin siis meie tiimi kivipallurite naiskonnaks, et me olime kunagi 2014 selle tailor-made programmi teinud ja siis sa harjud ära, et see niimoodi on. Ja seal digis siis vaatasime uuesti need kohad üle, kus me säästame veel väga palju raha. Ja sealt tuligi siis see idee, et aga teeme siis selle digitaalse tootepassi. No ja sealt hurraaga läksime edasi siis sinna ringmajanduse meistriklassi ja selle jooksul saidki aru, et kui sisse läksid kõlava loosungiga, et oleme esimene tootearendusteenuse pakkuja Eestis, kes pakub nagu seda digipassi oma klientidele, siis kui natuke aega saime oldud, siis ma sain aru, et ei, see küll meie teema ei ole üldse. Et pigem on vaja koostada oma ettevõttele või see ringdisaini strateegia pikaajaline, kuidas sa kogu aeg step by step liigud edasi. Ja sellega me sealt välja tulimegi. Ja seda ma soovitan teha absoluutselt kõigile, et kahjuks on see, et see meie sotsmeedia ja kõik need EU seadused, need annavad ainult hagu alla, sest tekstiil ja toit on praegu see prioriteet number 1 ja kellele siis kõik nagu keskenduvad ja kes peavad hakkama kõige esimesena nii-öelda neid andmeid täitma. Ja siis, kui me seal meistriklassis olime, siis seal oli 10 firmat.
me olime ainuke tekstiil ja kõik näited olid tekstiili pealt. Soome ettevõte, oli see juhtiv partner seal ja siis, kui sellest tekstiilist jälle näide toodi, siis enam-vähem 9 tiimi kõik keerasid oma näod meie poole ja vaatasid siis meid, kui me oleme need maailma hukutajad. Ehk et see on see vaade, mis nüüd on peale pandud nende seadustega, aga me tulime sealt välja hoopiski teise strateegiaga, kuidas nutikalt neid asju teha, et ei jääks nende hammasrataste vahele ja et sa ei maksaks hulluks. Sest neid kindlaid regulatsioone veel ei ole. Aga kui me vaatame ka kas või koolitusturgu, siis küll on neid platvorme, kes kõik pakuvad sulle küll digipassi, küll ESG koolitus, küll seda circle disaini, neid on nagu mustmiljon. Ja siis, kui sa oled seal sees ja sa ei tea neid seadusi või sa ei tea isegi nõudeid, mis võivad tulla, siis sul tekibki niisugune hirmutunne, et aga kuidas ma siis nüüd edasi, ma olen väike firma, ma ei saa ja mulle tulevad ka need aruandekohustused ja ma pean inimesi palkama, kes ainult täidaks neid numbreid ja tegelikult see nii ei ole. Ja seda vaadet ma katsungi siis siia nüüd teile tuua. Meil on programmis osalemas palju naisi, keda inspireerib just kanga taaskasutamine ja selline valukohad on tunda. Et ise ma tegin ka oma viimase magistritöö just sellest, et kuidas me korporatiivmaailmas saaksime rohkem taaskasutada ja mitte võib-olla igale messile minna uue korporatiivpusa või särgiga. Ehk et olen väga inspireeritud ja teemas sees. Aga räägi, kes on teie klient? Meie klient on disainerite grupid või väikesed üksikdisainerid ja paljud on need, kes on üldsegi ala vahetanud, kellel on väga hea maitsetunnetus, aga nad ei ole õppinud kunagi disaini. Ja meie võtame ära kogu nende probleemid. Meile piisab sellest, kui meile tuleb ainult mingisugune pilt või toode ja siis me viime nende unistuse ellu. Ja nad ei pea teadma ei tehnoloogiat, ei kuidas lõikeid teha või midagi sellist, et nende eesmärk on teha ilus toode visuaalis. Meie teeme teostuse ja nemad siis müüvad. Ja siin sa tõid välja juba selle, et kangaste teema ja taaskasutus ja kui ma käisin aastaid tagasi messidel, siis rahvusvahelistel rõivamessidel, siis näiteks Taani messil oli niimoodi, et sa käisid nagu ringi ja siis sa nägid, et messiboksi ees oli täis, oli mingid stendid, kus olid kõik erinevad sertifikaadid, mida need firmad siis omasid. Ja ma ise mõtlesin, et appi, kui palju raha nad on sinna magama pannud, sest iga sertifikaat maksab ja et meil küll neid ei ole. Ja siis see kuskil võib-olla paar hooaega kestis ja siis ükskord läksin jälle messile, vaatan, ei ühtegi enam. Üksikutel mõni üksik sertifikaat ja siis hakkasin uurima seda ja tuli välja, et siis kui kunagi tekkis see rohepööre ja see kõik eos tekkis, siis sa said väga lihtsalt osta sertifikaate. Sind ei auditeeritud mitte midagi, sa ainult maksid ja panid ülesse. Ja sinna pandi isegi need sertifikaadid, mida sul ei olnud. Ja siis need messi korraldajad hakkasid jälgima, et sul pidi olema tõendus, et mul tõesti see sertifikaat on, mis on tõendatud ja siis kadusid need ära. Ehk see rohepesu toimis tekstiilist täiesti 100%. Nüüd, kui ma käisin ise talv messil Kopenhaagenis jälle, siis nüüd on uus trend, on, et 100% recycled fabrics või recycled product ja siis ja QR-koodid, mis on siis nii-öelda need digipassid. Aga ma läksingi selle eesmärgiga, et ma uurin ja vaatan ja siis esiteks need QR-koodid ei viinud kuhugile. Parimal juhul viisid nad kodulehele, kus seda toodet ei olnud. Ja siis see 100% recycled oli ainult see pappetiketi kartonmaterjal, ei mitte midagi muud. Ja see ainult kinnitas seda meie firma strateegiat, et meie selle hullusega kaasa ei jookse, vaid me teeme targemaid samme
ja selleks me siis intervjueerisime ka enda kliente ja ka täitsa võõraid inimesi ja me saime teada, mida nemad tegelikult vajavad, mis on nende valukohad, milliseid asju me saame ära võtta. Ja siis sellest me siis tegimegi sellise paketi, et me toetame disainereid, sest nemad ei pea teadma seda asja. Ja siis mul eile jooksis ette see, et EU regulatsioon võeti uus vastu, mida ei ole nii avalikult pandud, aga koolitus juba Eestis on olemas ja seal käsitleti omnibusse. Ma siis guugeldasin seda, lõin sisse chati, mis see omnibuss on, sain EU regulatsiooni kätte, mis siis 25. veebruaril võeti vastu, mis on nüüd, hakkab varsti toimima, millega võeti ära 180 000 EU väikeettevõtjalt need aruandluskohustused ja millega võeti see, et 70% see bürokraatia ja see dokumentatsiooni kohustus väheneb ja see lükati edasi tähtaegu ja siis, et välditakse, mul on see isegi siin kõrval ees, ma lasin chatil teha kokkuvõtted kõik ja et välditakse olukorda, kus suurettevõtete aruandlusnõuded koormavad väikesi. Et see langes ka ära ja kui me ise siin selle ringdisaini meistriklassi raames puutusime kokku sellega, et on vaja siis teha see digipasse, siis meil inimene katsetaski seda, mis on siis tasuta EU digipass, kus sa saad neid andmeid täita ja me jäime absoluutselt igal pool kinni sellega, et me ei saa andmeid kanga tootjatelt kätte, sest neid veel ei kohustata selleks. Tahetakse ainult valmis toodet. Aga kuidas sa saad hakata digipassi tegema nagu valest otsast, kui sa ei tea neid algusi? Ehk see kõik on ju hüpoteetiline. Ja siis nüüd ongi see, et kõik need tähtajad lükati edasi ja nüüd jõudis siis see EU nii ka, et see, mida nad kunagi suure hurraaga hakkasid tegema, et see on ebamõistlik koormus. Ja siis selle kohta ma ütlengi, et tark ei torma. Aga kui paljud on Eestis juba arendanud oma digipassi, teadmata, miks seda vaja on või mida ma sinna panen. Et seda ei ole vaja veel, kindlalt ei ole vaja, et pigem oodake, aga võtke need hirmud maha, sest kui te selles suunas mõtlete, siis te teete juba hästi. Nii, Ulvi, aga nüüd ma olengi see noor uljas moedisainer, kes tahab sinu juurde tulla tegema oma ökobrändi. Sa kirjeldasid väga armsalt seda disainerit, aga ma arvan, et sa kohtled teda algul päris karmilt oma küsimustega. Räägi pisut sellest. Ei kohtle üldse karmilt. Et ma räägin lihtsalt lahti esmalt see, et mis on circle disaini aspekt. Et kui sa, siis ma tahan kõigepealt teada, et mis asi on see öko, mis on sinu jaoks öko. Et ma olen praegu Antoniose moeshow komisjonis ja seal oli selle kollektsiooni üks kriteerium oli ka, et taaskasutatud kangastest. Ja seal läheneti sellega, et võeti igasuguseid need teise ringi riideid aga taaskasutatud kangas on ka see, kui te kasutate suurte rõivabrändide teedstokke ehk nende kangajäägid, mis seisavad ja sa annad neile uue elu. Ja siis see, et väiksel firmal ei ole raha, et need, mis nad teevad oma kollektsioone ja nad ei müü, et neil oleks raha see ära põletada. See on juba üks aspekt, mille peale üldse ei mõeldagi, et HM-id maksavad seda oma saastustasu ja siis küll põletavad, saadavad Aasiasse, kus iganes. Aga väikestel seda ressurssi ei ole. Aga selle peale ei tulda lihtsalt, et me oleme juba algselt, oleme palju rohelisemad. Ökodisain tähendab ka seda, kui palju mitu pesukorda näiteks sinu toode vastu peab. Kindel on see, et kui sina hakkad enda kollektsiooni tegema, sa tahad, et seda kantakse kaua. Ehk sa panustad toote kvaliteeti
õmbluste kvaliteeti, tarvikute kvaliteeti, sa paned sinna natukene rohkem raha, aga see toode kestab ka. Ütlen ausalt, mul on endal mõned 98. aasta riided, mis on läinud moest ära ja tulnud jälle tagasi. Aga nad kestavad, nad ei kulu ära, nad ei lähe pesus laiali, nad ei anna värve ära ja sellele tuleks panustada. Ja see tähendabki seda, et sul on väga valitud kangad, sest näiteks mul oli endal oli mentii üks rõivafirma, kes siis tahtis teha 100% recycled materjalidest oma tooteid ja polüester on see, mida saab taas kasutada, recycled. Ja need ei võta sellist värvi peale nii, nagu on uued tooted. Ehk su see kvaliteet langeb, kui sa paned sinna sisse seda recycle materjali, mis on teatud protsentides, sest kangatootjad ei ole jõudnud veel nii sinnamaani. Ja kui sa tahad alguses kohe minna väga öko peale, siis pigem tee väiksem kollektsioon, siis kasuta rõivast nende teiste brändide kangajääke. Meil on ka väga palju kangajääke endal, et paljud firmad on läinud pankrotti, nad jätavad suurima hea meelega kõik kangad meile. Et meil eelmine nädal käis Aalto üliopistu, need käivad iga aasta, võtavad sealt mingid need kangad, nad saavad odava hinnaga ja nad kasutavad neid. Ja need on ikkagi kvaliteetkangad, et nad kestavad pesuga. Ja siis teed oma selle ökostrateegia selle peale, et ökoaspekt on ka see, et kui palju sa teda saad pesta versus see, et ma viskan ära ja mis ressurss läheb siis uue kanga tootmisele ja sealt hakkab see arvutus. Ehk igaüks saab leida just selle enda tootele sobiva niši, kuidas kajastada seda rohet, aga sa pead andma ausaid lubadusi. Mitte see, et mul on sertifikaatide meri ja siis, kui tullakse kontrollima, siis, et see inimene, kes sellega tegeles, on lahti lastud juba, et ta ei teadnud, mis ta tegi. Ei, sellel ei ole mõtet. Ja mis veel? Sõltub nendest mudelitest, et saab mängida kangakuluga, saab mängida selle lõigete paigutusega, et läheks vähem kangast, vähem läheks jääki ja neid asju on kõik võimalik arvutada, et sa pead enda jaoks tegema lihtsalt selgeks, mis andmeid sa tahad koguda. Ja see on juba rohemõtlemine, kui sa hakkad koguma mingeid reaalseid andmeid ja selle põhjal siis teed seda, et näiteks ma tahan vähendada kanga kaojääki nii mitu protsenti, siis sa saad ta panna numbriliseks. Aga kui me teeme hüpoteetilise, et ma vähendan jääkide arvu nii palju, aga mille pealt sa seda teed, siis sa ei tohi seda kodulehele nii-öelda panna, sest seal ei ole mingit tõendusmaterjali. Ja see on väikeettevõtete see võimalus, et ta panebki selliseid andmeid. Sa ei võta selle peale sertifikaati, aga sa paned sellised andmed, mis on tõesed. Ma saan aru, et see on hästi palju kommunikatsioonis kinni, et kas sa aitad neid sellist rohekommunikatsiooni ka teha siis? Ma annan sisendeid küll. Et täna mul oli 2 vestlust Soome firmadega, kes teevad kollektsioone, aga nad uued kliendid ja siis, kes küsisid, et mis teenuseid sul veel on. Ja siis ma ütlesin, et see nüüd on üks uus, mida me pakume ja see on see, mille peale ma arvan, sa ei ole kindlasti mõelnud ja oligi nii, sest ta on üksik disainer ja sul ei ole aega tegeleda sellega, aga kui mina annan talle sisendi, et näiteks sa saad koguda selliseid andmeid, sa saad anda sellise lubaduse, sest meil on koostööpartnerid, kus me saame teatud asju utiliseerida näiteks, et siis tema teeb enda kommunikatsiooni ise, aga sisendi anname meie, mis on tõene. Aga mida tähendab sinu valdkonnas nagu väärikas utiliseerimine? No näiteks see, et me korjame need kangatuubid kokku, mille peale on see kangas rullitud ja siis korjame neid ka need kastid ja kui kangad tulevad need kiled ja siis kas me siis saadame taaskasutusse tagasi, kus kile töödeldakse ümber
ja papp tehakse papiks või siis me rullime ka nendele samadele torudele uue kanga peale ja me kasutame neid, aga noh, see tundub nii naeruväärne, et kui me ise olime seal ringdisainis, siis mulle tundus ka, et see ei ole ju mingi samm, mida me teeme, et hakkame nüüd tuube korjama, hakkame nüüd neid asju korjama. Aga siis hakkad mõtlema, et aga kõik algabki ju väikestest sammudest. Ja kui sa selle mõttelaadi saad endale juurde, sa ei saa teha kohe kolmikhüpet, vaid sa pead alustama oma esimestest väikestest hüpetest. Ja selleks ongi vaja sul see strateegia ja see on pikaajaline, et kõigepealt keskendume sellele, siis sellele, et me hakkame näiteks ka andmeid koguma kilode viisi, kui palju näiteks siis ühe kollektsiooni peale meil põhiklient on, kui palju temal tekib üldse jäätmeid. Me ei oska ju öelda, kuidas seda vähendada, kui me ei tea, kui palju seda tekibki üldse. Aga need andmed on kõik meie käes, sest meie teeme ju lõiked ja sealt on ainult digitaliseerimise meistriklassist väljununa, see on ju ainult panna korra digisse need valemid ja siis on ta meil vupsti käes. Aga selleks sa pead jõudma sinnamaani, et aga mida veel saaks pakkuda. Aga kuidas sa oma kliente oled nüginud selles suunas, et ka nemad ringselt mõtleks? Ma saan aru, et see kohe alguses nii ei olnud. See nii ei olnud, aga ega neid niimoodi nügima ei peagi, sest näiteks Soome riik on ees. Nad on juba kehtestanud, et peab olema toote dokumentatsioon, kuigi seda seadust ei ole veel, et oleks seda vaja ja ma arvan, et selle omnibussi raames see läheb üldse maha, aga seal on juba see kehtestatud, nii et nemad teavad, et nad peavad tegema selle toote kirjelduse, mis siis on 10 aastat kättesaadav. Aga ma rääkisin sinna juurde, et mida meie teeme, siin on ütles, et me ei ole isegi jõudnud selle peale mõelda, sest me praegu katsume aru saada, kuidas me teeme mingi toote kirjeldused, aga nad võtavad hea meelega kõike seda sisendit meie käest vastu, sest neil ei ole aega tegeleda. Ja siis meil on siiamaani see, et see ringdisaini, see väike rakuke meil on ikkagi firmas olemas, kellega toimuvad need regulaarkoosolekud teatud intervalli taga, sest see pall peab olema kogu aeg õhus. Et mitte see, et korra tegime ära siin nagu, et lõpetame selle rohelise hooliva maailma programmi, hurraa, tehtud, aga ega see ei ole veel midagi, see on ainult tööriistakast ja siis tuleb hakata alles liigutama. See on praegu kõige lõbusam osa olla siin ja kuulata. Aga siis tuleb päriselt põllule minna ja hakata neid asju tegema, et see on see, mis siis on jätkuv ja selleks pead olema sina see, et hoida seda kätt pulsil. Et väga suur viga on suuremates firmades see, et juhid saadavad, et tehtagu. No ja siis käiakse läbi, tehti ära, aga juhil huvi puudub. Ja miks peaks siis sellel rakukesel olema huvi midagi teha, kui ma vaatan jumala halli silmaga otsa ja rääkige, et võtame nüüd järgmise punkti koosolekule, et aitab sellest küll, eks. Et nii ei saa. Seda on inspireeriv kuulata, sest programmis on meil ka noori ettevõtjaid, kes on just nõustamise valdkonnas tegevad. Ehk siis nad on mingis valdkonnas olnud väga head spetsialistid ja siis nüüd uute nõuete valguses nad samamoodi tutvuvad nõuetega ja aitavad omas valdkonnas siis ettevõtteid nagu nende nõuetega ennast kurssi viia. See on ka üks päris libe tee, et me olime oma firmaga, me olime Soome digipassi pilootprojektis, kus oli siis riigi poolt oli välja valitud üks firma, kes siis nõustas neid ja siis meil olid siis need regulaarsed koosolekud nende 2 nõustajaga, kes olid väga noored ja tulemus oli see, et nad ei teadnud mitte midagi. Ja nad tahtsid pilootprojekti raames saada meie käest andmeid, sest meie olime neist juba nagu juppmaad ees. Aga ma ise astusin sellest programmist välja, sest sealt ei tulnudki mitte midagi. Ehk
see nõustamise teema on see, et sa pead ise väga palju nagu päriselt lugema ja täiendama ennast ja sa pead teadma, kuidas nõustada, et mul on üks tuttav on Saksamaal, kes on lõpetanud ka selle ESG teema, kes tahab siis Saksa turule siseneda selle ESG nõustamisteenusega. Me tegime temaga ka koos pilootprojekti ja mina valideerisin tema äri, seda nagu kontseptsiooni ja ma küsin nagu nii halbu küsimusi, millele ta ei oska vastata. Ehk see ei tähenda seda, et ma teen nagu selle nõustamisteenuse maha, ei, kaugeltki mitte, aga ma soovitan võtta sinna kõrvale mentor, sest spetsialistist nõustajaks saada, seal on nagu väga suur vahe ja sa pead oskama vastata neile küsimustele, sest kui mina vaatan teiselt poolt ekraani ja sa nõustad, ma saan koheselt aru, kui su silmade taga on nagu tühjus, et sa räägid lihtsalt nagu midagi, aga mida sa täpselt ei tea. Ehk et seal on kindlasti on vaja mõned mentor need näidisnõustamised läbi teha, aga seda ei tohi teha kindlasti mitte oma tuttavaga, sest tuttav kiidab ka takka, et sa oled nagu väga tubli ja mine ja noh, nii nagu rõivadisaineritel ka, et kõige suuremad takkakiitjad on peresõbrad ja siis oma isiklik perekond. Aga see tegelikult ei kanna. Aga see ei ole see, et ma teen nõustamist maha, aga see on samamoodi, sa tuled ükskord turule ja siis sa pead tulema nagu ikkagi tipplatiga. Küsin veel nende moedisainerite kohta, kes sinu juurde teel leiavad, et kuidas sa neid niimoodi pehmelt nügid siis selle suunal, et nad ka jääksid siia turule, et nad oleksid pikaajalised kliendid, et kuidas sa neid aitad? No ma aitan neid sellega, et kõigepealt, kui nad tulevad, siis ma tahan saada nad väga kiiresti videokõnesse, sest kui inimene julgeb tulla videokõnesse näoga, siis tal on tõsisem plaan ja siis ma soovitan võtta, kui see esimene kõne on olnud, et siis ma soovitan võtta minult selle coaching'u tunni, mentorluse tunni ja me valideerime tema idee läbi, sest väga palju on olnud see, kes ütleb, et ei, et mul ei ole see asi veel läbi mõeldud ja selle tunni ajaga nad saavad kordades rohkem reaalseid näiteid ja teadmisi ja ohtusid, et ma viskan nad nagu külma vette, aga see on reaalsus. Et kui sa tuled kas või koolist, siis sul on üks võimalus on see, et sa oled nii ära hirmutatud, sest kõik räägivad, et see on väga range konkurents ja väga-väga hull ja teised räägivad jälle, et sa oled nii võimekas, et oh, mine ja lenda. Aga tõde on kuskil seal vahel ja koolis või ka sõbrad ei küsi sult selliseid valusaid küsimusi, sest ja need küsimused on sellised, millele sa ise ka vastata ei taha ja sa endalt ei küsi seda. Aga kui ma tahan, ma ei lähe kunagi nagu poole vinnaga peale, et kui ma selle coaching'u teen, siis ma olen 100% iga minut olen kohal. Aga noh, see on puhas kogemus, et ma oskan küsida neid küsimusi, mis siis nagu viivad edasi, sest noh, näiteks viimane oli ka siin, et see Antoniuse moeshow's oli üks väga tore naisterahvas ja teda ei valitud sinna lõpushow'le. Ja siis ta võttiski minult selle mentorluse, me käisime ükshaaval kõik mudelid läbi ja noh, ma ütlesin talle ka, et mina sind ka ei valinud nagu päriselt ja ma rääkisin ära põhjused, miks ma ei valinud. Ja me käisime need läbi ja siis ta ütles, et ta pole kunagi niimoodi mõelnud oma toodete peale, et kui sa teed neid, siis sa armud neisse ja siis on väga raske on neid nii-öelda nagu prügikasti visata. See ei tähenda, et sa peaks nad prügikasti viskama, vaid sa pead tegema ka nad inimese jaoks nagu käimiskõlblikuks. Aga selle nad unustavad ära, et nad joonistavad ja siis on umbes selline,
et et kui mind valitakse, siis ma mõtlen, kuidas ma selle valmis teen. Aga see on ju joonises kohe näha, et see on nii läbi mõtlemata, et sa ei suuda seda teostada. Ja niimoodi ma neid siis aitangi, aga ega see ei ole nii, et ma teen ainult neid disaineritele, et ega valdkonna vahet ei ole. Ma olen nõustanud ka tänavavalgustuse firmat. Küsimused ja probleemid on ikka ühed samad, hirmud on täpselt samad. Meil on sihuke tunne, et oi, et see on suur firma, seal on, ütleme, 100 inimest ja küll neil on ikka hea. Ei ole, neil on omad väljakutsed, meil on omad väljakutsed. Et ei ole mõtet kunagi võrrelda ennast mitte kellegi teisega, ainult iseenda selle ettevõtte hetkeseisuga ja kuhu sa tahad jõuda, kas sa oled jõudnud või sa ei ole. Ja kas sul silm särab, et sa tahad seda teha või on silm hall, et mul on kohustus teha. Et jah, see on nagu see dilemma. Mis ei ole. Meil ProExpertis on, nagu ma ütlesin, IT-arendus ja teeme pikalt suurtele välismailistele kontsernidele erinevaid arendusi ja digitaliseerimisprojekte. Ja kuidagi alati oleme ju nagu mugavustsoonis, et me teeme ju nendega pikalt koostööd ja nii see jääb. Aga aeg-ajalt teeme nendega, me kutsume neid empaatiavestlusteks, mis on siis klassikalised sellised disainmõtlemise vestlused ja teeb seda alati keegi, kes ei ole igapäevaselt selle tiimi lähedal. Nii et sa lähed avatud silmi, esiteks uurid, mis toodet nad koos teevad ja kuidas meil läheb. Ja teinekord, kui on selliseid kohti, kus ma tahaks kuulda nagu ka kriitilisemat tagasisidet, siis ma küsin tavaliselt, et millised on sinu parimad partnerlussuhted ja parimad kogemused sellega ja millised on ka negatiivsed. Siis on tal alati võimalus ise valida, kas ta räägib minu ettevõttest või ta räägib mõnest teistest konkureerivast ettevõttest. Aga tal on alati võimalus nagu mulle anda nõu, et kui mina oleksin sinu asemel, siis ma teeksin neid ja neid asju. No mul on sama, et ma helistan lihtsalt läbi meie neid kliente, neid juhte, omanikke ja mul tubli tiim, nemad suhtlevad oma inimestega, aga ma lihtsalt vestlen nii nagu sinuga, et kuidas sul läheb, nagu päriselt, kuidas sul läheb. Ja sealt hakkab kooruma neid asju. Ja nagu üks klient ütles hästi toredasti, et tead, et teiega on nagu lihtne teha, et te nagu päriselt teate ka, mida te teete. Ja siis nagu ülilihtne lause, aga see näitab ju seda, et kõik nagu mõtlevad disaineriga samas suunas, mitte see, et mulle anti ülesanne ja tegime. Ja siis hakkame, ütleme, et sina ei osanud sisendit anda. Et me ei vaidle kliendiga, sest vaidlus ei vii mitte kuhugile ei vii. Me argumenteerime, aga see argumenteerimine peab olema heatahtlik ja lahendusele orienteeritud, et see sõltub sellest muidugi, milline, öeldakse, et firma on nagu juhi nägu ja selles suhtes on nagu tõsi, aga teisipidi on ikkagi ka tiimi liikmetes on hästi palju kinni ja ma olen ülimalt tänulik oma inimestele, kes mul on. Et esiteks nad elasid noore juhi ulvi kunagi üle, kes ei osanud siis niimoodi mõelda, aga see ongi see koos kasvamine. Ja mis on siis ka, et nii nagu meil on tiimisiseselt on kõigi inimestega on üks-ühed, see kogu firma on kaetud, minul on üks-ühed on nende disainifirma juhtidega. Lihtsalt teada inimlikult, kuidas sul läheb. Ja siis, sest äri käib inimeste vahel. Ja ma saan nii palju sisendit sealt, et näiteks tuleb mingi uus klient ja ma olen juba temaga, nagu tänagi oli, et ma vestlesin taga ära, ta on nii õnnelik, et küll me saame toredat koostööd teha ja siis, et tee mulle hinnapakkumine, siis ma ütlesin, ma teen sulle suurima hea meelega, aga pane siis ka see, mis on sinu nagu soovitud hinna, see vahemik, sest mis meie teeme siin, me võime ju kupatada sadade viisi neid hinnapakkumisi, oi, mul oli kõva töö ka, ma lasin hinnapakkumisi välja.
aga kui sa neid koju ei too, siis pole sellest kasu. Aga sul peab olema julgus küsida, et ütle mulle, kuidas see nagu toimis, see hinnapakkumine, et seal ei saa kinni jääda sellesse, et su hind on kallis. Siis räägime, mis on kallis ja vaata, see julgus peab sul olema küsida, aga noh, nagu öeldakse, et eestlased on agressiivsed ootajad ehk see müüt tuleb murda ja see tuleb minna oma mugavustsoonist välja ja küsidagi ja inimestele meeldib rääkida, mitte kirjutada. Võta toru ja räägi. Ja aina rohkem ma ise, minule meeldib rääkida just inimese häälega, ja eriti veel näoga, sest kehakeel ju mängib väga palju. Ja kui tuleb meil ja siis sina oled nagu oma maailmas ja tema on oma maailmas, me loeme väga erinevalt välja sealt meilist neid vastuseid ja kirjutame ka vastused erinevalt. Ja lõpuks on nii, et üks räägib aiast, teine aiaaugust. Üliõpilastega on sama, et kõigepealt ma pean saama edasi sellest, et see, kui ma soovin klienti või tulevast klienti tundma õppida, et ma ei saa selleks saata Google Formsi, et seal on nii palju sellist sisu, mis jääb saamata, et parem tee need 3 intervjuud ja juba sa saad palju kiiremini edasi, kui need 12 vastatud Formsi, kus öeldakse, et ja muidugi ma ostaks su toodet, et selle pealt ei maksa otsuseid teha. Absoluutselt mitte. Nii, aga meil on siin väga palju ettevõtjaid koos, ettevõtjaid, kes on teinud näiteks 1-2 toodet ja väga hästi on läinud ja nüüd on selle võrrandi ees, et kuidas siis nagu skaleerida oma seda tootmist. Et kas on tekkinud küsimusi äkki? Nagu Ulvi ütles, et ta tahab alati, et oleks inimene vastas, et äkki on tekkinud mingid küsimusi just sellise oma moesuuna või oma mingisuguse mööblisuuna või mingi teemaga. Ma võin siia vahepeal öelda, et tihti ei olegi vaja sinna midagi juurde, sest näiteks Eestis on üks väga kõva, kuidas ma ütlen siis, mööblidisaineri, kellel on ainult üks toode, Teleri jalg, ja ta müüb seda nagu mühin. Ja ainult üks toode on ja mitte midagi muud ei ole juures. On üks rõivadisainer, kes müüb ainult ühte toodet ja ta leidis selle toote, millele on nõudlus ja ta tõesti seda müüb. Aga see, et kui on vaja sinna midagi juurde, siis see peab ikkagi nagu sinu kontseptsiooniga matchima. Et võib-olla sul ei peagi kohe olema kollektsiooni, et kui sa müüd seda ühte asja, mida inimesed tõesti vajavad ja see läheb, siis ole selle tootega. Ja näiteks, mis on noorte disainerite väga suur viga, et nad arvavad, et peaks olema, teeme korraga niimoodi, et natuke mõned asjad naiste, mõned meeste ja laste ka, et vaat siis saab pere koos osta. Mitte iial nad ei osta niimoodi koos. Et pigem fokusseeri alguses naistele, aga sa pead väga täpselt ära määratlema, kes on su kliente. Ja see küsimus, et kes on kliente, see on väga suurtel firmadel ka, mis ei ole paika pandud, kes on kliente. Ja see tundub alguses, kui küsid seda, siis mis naeruväärne küsimus on, et kes on. Ja siis ma ütlen, aga räägi mulle. Ja siis on nii, et suu vett täis. Ma ei oska seda defineerida. Aga kui sa ei oska defineerida, kuidas sa siis müüd? Kellele siis? Et ma müün siis nagu naistele või? Ei saa ju niimoodi. Kas on tekkinud veel küsimusi? Mul on siis üks viimane küsimus. Ma tean, et sa oled inspireeriv juht, sul on üks-ühed nii klientide kui oma inimestega ja sealt sa korjad neid ideid. Kuidas mina oma ettevõttes saaksin hakata selliseid väikseid muutusi nagu nügima? Et mul on juba siin Eesti esimene rohekontor, vihmavesi on WC-s, kõikvõimalikud sorteerimised ja asjad. Kuidas ma hakkan nagu seda seltskonda enda ümber koguma, kes on nagu roheliselt mõtlejad?
Aga ma küsin seda, et mis eesmärgiga sa tahad neid koguda? Kas sa tahad, et nad tuleksid sul sinna kontorisse või on see, et sa tahad luua kogukonda, siis ei ole kontor ei ole absoluutselt primaarne. Et ma võin olla ka oma kodukontoris, mul on väga koos kulud kõik ja samas on ka see kuluefektiivne, mul ei ole vaja mingit üüri ega asju maksta. Ja siis ma hakkan looma kogukonda, et ma hakkan panema sellist sisu, mis ka päriselt kõnetab. Et ma vaatasin, kui siin oli see Facebooki reklaam sulle, et seal on mingi 900 liiget on, siis mingi teema seal on, mis kõnetab. Ja nüüd on see, et mis on see, mis. Ehk sinna mina teeksin taha väga sügava turuanalüüsi. Mul on olemas väga hea assistent ChatGPT, kellele ma söödan sisse need asjad, mida ma tahan sealt kätte saada ja ma hakkaksin sellest pihta, et kuidas ma siis kasvatan seda kogukonda, sest ma olen täitsa kindel, et sa ei taha, et sul oleks mingi 100-liikmeline naiskond sul seal ümber kontoris. Seda ma kindlasti ei usu. jah, kuna me alles hiljuti ise avasime sellise oma ettevõtte ESG lehe, siis ma pean ütlema, et see oli päris hirmutav samm, sest sa kohe tunned, et sul on nagu lisasilm peal, et kas sa siis oled. Ma ei ütleks nii, sest minu jaoks ei oleks hirmutav, sest ma panen sinna selle, mida ma 100% tean. Ja ütlen ka täiesti ausalt, et ega mind ei huvita see, mida teised sellest arvavad, et see kindlasti ei ole tõsi. Siis nad ei ole minu inimesed lihtsalt. Ja kes näeb, et see ka sellised väiksed sammud viivad edasi ja samastuvad sellega, need on, kellega ma siis kommunikeerun. Et ega sa ei saa mõelda ja teiseks, ega keegi ei mõtle sinust rohkem kui sa ise. Ja see on see, mis meil siin kõrvade vahel kogu aeg jookseb. Et tegelikult ei võrdle mitte keegi seda, et oi, et vaata, Katrel on nüüd see, et huvitav, kas see nüüd on tõsi, mis see Katri kirjutas või ei ole. Kindlasti mitte. Ma vaataksin, et oo, kui huvitav kirjutis ja teades sind, ma ei usu, et sa feigiksid. Ja kui sa feigid, sa jääd niikuinii vahele mingi aja pärast. Jah. Üks huvitav küsimus on küll tulnud, et kuidas need nii-öelda unikaalse ühe toote disainerid on leidnud selle niši? Kuidas nad avastavad seda, et see asi läheb ja ma hakkangi ainult ühte asja tegema? Tavaliselt see meie praktikas on tulnud läbi disaineri enda valu. Ja temal endale on seda vaja olnud ja siis on hakanud ta on endale teinud ja siis on ta tuttavad näinud ja vaat niimoodi on hakanud see vaikselt minema. Et näiteks üks hästi huvitav, mida ma soovitan vaadata, vaadake, on üks Viola, kellel on vestkott ja see, et ta oli ise käis reisil, siis tal oli vaja ühte kotti, kuhu saab panna kõik viiotiga Viola ja siis 2 O-ga ja siis ta tegi selle ja hakkas ringi käima ja siis muutus viraalseks, aga noh, praegu tal on väike laps, nii et ta ei ole saanud sellega tegeleda, ta muidu teeb ehteid, aga see kott on nagu lihtsalt aksessuaar seal kõrval ja töötab. Aga ta ei ole veel sellega niimoodi tegelenud, et see läheks suureks. Et aga seesama hea näide, see Safu, mis oli sul pilt oli ka meie selle lehe pealt oli. Et täpselt samamoodi, ise on surfar, oli vaja, tegi, läks käima. Et selliseid näiteid on väga palju. Aga see on, et kui sa teed iseendale, siis sa ikka paned sinna hinge, et sa ei tee kuidagi, et käib küll. Et sellise suhtumisega siis ei jõua kuhugi. See viimane mõte mulle väga meeldib, et tegelikult saab alustada just nimelt nagu ühest tootest, et sul ei peagi terve armee kohe selja taga olema, et kui see üks asi tõesti töötab, on see siis lamp või mingi põlv või kott, siis mine sellega edasi ja vaata, mis turg ootab. Just. Aga mina tänan, Ulvi, et
edasi ma annaksin ülevaate meie osalejatele disainmõtlemisest, mida see endas kätkeb ja mida me saaksime teha enne järgmist töötuba selleks, et õppida siis tundma seda kasutajat või sellist meie klienti. Nii et aitäh! Aitäh sulle ka ja edu! Aitäh! Nii, ja jagan jälle ekraani. Nii. Lähme edasi. Nii, ja siin on siis näha seesama ilmselt see surfarite toode, et väga kihvt, et saime siia loo taha. Et seesamas ringdisaini strateegia, et jälle midagi, mille peale mõelda. Ja ma lisan oma materjalidesse ka sellise ringdisaini strateegia eesti keeles, mille mu hea õppejõud just ära tõlkis. Et hea vaadata seda ka eesti keeles. Nii. Kui ma nüüd saaks edasi. Nii, disainmõtlemine. Ehk siis, mis see on? Tõesti, et kui me hakkame mõtlema sellele, meil tekib esimene selline tooteidee, siis enamasti on see seotud millegiga, mis keegi on justkui soovinud ja tahaks justkui uurida sinna veel midagi juurde. Ja siis, kui ma selle tootega välja tulen, on kasutaja ehmunud või klient on ehmunud, et aga see ei ole ju üldse see, mida ma küsisin. Ja siis tekib selline ebakõla, et see, mida mina kuulsin, mida klient rääkis ja see, mis tegelikult vaja oli. Kuidas selliseid situatsioone vältida? Jälle Marko Karu on sellise disainmõtlemise süsteemi ära tõlkinud ja seda nimetatakse selliseks topeltteemanti mudeliks, kus me kõigepealt avastame, ehk siis saame paremini aru, mida klient soovib läbi vestluste, läbi grupivestluste, läbi uuringute, siis kirjeldame seda, mida me teada saime, valime kõige olulisema koha, mida me muuta tahame, arendame sellest edasi, mida kõike saame teha, et kliendi jaoks seda muutust või seda toodet tekitada, siis me teeme erinevaid prototüüpe, mis kõlab väga fancylt praegu, aga tegelikkuses võib olla midagi väga maapealset ja papist ja kangast ja me saame läbi selle prototüüpimise aru, kas klient tegelikult mõtles seda, mis meil valmis on mõeldud või mitte. Ja seda võimalikult kiiresti. Kui sa nüüd mõtled seda, et sa oled oma ideega juba nii kaugele jõudnud, et seda oleks pidanud tegema kindlasti kunagi päris alguses. Hea on see, et see sama topeltteemalti mudel toimib ringis, ehk me teeme seda kogu aeg uuesti. Iga järgnev tooteetapp, me läheme kõigepealt intervjuudesse, vestleme, saame aru, mis on kliendi vajadus ja teeme selle piisikese arenduse jällegi ära. Ehk siis seesama mõte, et ma ei saa kogu maailma parandada korraga, ma saan seda teha jupi kaupa kogu aeg prototüüpides ja testides, kas see on tegelikult see, mida mu klient ootab. Mis on vestlused? Mina mõtlen vestluste all enamasti sellist üks-ühele juttu. Meie Facebooki grupis läks mõnusaks vestluseks juba sellel teemal, et mis vestlus võib sinu jaoks olla. Mina eelistan selliseid üks-ühele istumisi ja tavaliselt need minu jaoks kestavad kuskil tund aega. Ma katsun enda isiku koju jätta, oma mõtted koju jätta ja ma olen tõesti kohal ja püüan aru saada sellest inimesest. Enamasti panen ennast tema situatsiooni ja ei püüa targutada kuidagi, et kuidas mina arvan, et asjad peaksid olema. Ehk siis, kui sa oled juba vestlemas, ära paku lahendusi, vaid kuula inimese muresid. Teinekord on nii, et ma lähen vestlusele, ma tahan justkui rääkida ühest asjast, aga ta hakkab mulle rääkima selle sama teema mingisugusest teisest poolest. Siis kasuta seda aega ja kuula see jutt ära. Eriti selline, see variant, kui ta räägib sulle mingisuguse oma loo, kuidas tal midagi juhtus, inimestele kipuvad meelde jääma just negatiivsed lood,
et siis katsu aru saada, miks see juhtus, kus see juhtus, mida ta teeb selleks, et see temaga kunagi enam uuesti ei juhtuks, et katsu nagu minna selle teema lõpuni ja tõesti vahest ma küsingi 5 korda järjest, miks ja olen selline, ma ei oska, kas just naiivne, aga pigem mitte ekspert. Kui ma jätan endast sellise eksperdi mulje, olen selles valdkonnas ja ma tean küll, kuidas siin asjad käivad, siis minu vesteldav ei pruugi olla liiga avatud minuga. Aga ma tahan ennast panna hästi tema positsiooni, et ta tunneks ennast ise eksperdina ja saaks mulle rääkida oma muredest. Kindlasti katsu uurida seda, et milliseid häkke ta on juba sellel teemal välja mõelnud, et saaksid juba selliseid lahendusi, mis inimestel tegelikult toimivad. Ehk siis, kui sa mõtled sellele, et inimene läheb veebi, üritab leida mingisugust lahendust, samal ajal mitte jääda rumalaks, sest kõige halvem, mida me oma kliendile võime teha, on see, et ta tunnebki ennast meie websaidil või meie teenuse juures, et ta ei tea täpselt, mida see järgmine samm tema elus loob. Eriti tunneme seda näiteks Saksa kliendi puhul, kus ta ei ole enamasti, nad jäävad kinni seal, et justkui sooviks teenust tarbida, aga nad ei ole kunagi nõus näiteks üle veebi makset tegema või midagi sellist. Siis tulebki jõuda nagu selle miksini, et kus on erinevate rahvuste või erinevate sihtgruppide mured. Juba eelnevas webinaris olete te puudutanud sihtgruppe ja kuidas see enda jaoks defineerida. Aga kuidas nad leida? Mina olen kasutanud hästi palju sotsiaalmeediat. Ma katsun leida oma teemas kõige ekstreemsemad juhtumid ja tavaliselt inimesed armastavad, kes on ekstreemselt armastavad mingit valdkonda või praktiseerivad mingisuguseid hobisid või elustiile, siis nad kipuvad sellistesse gruppidesse kogunema. Siis me üritame leida sellest grupist sellised sõnakamad ja enamasti inimesed väga tahavad rääkida oma valdkonnast, et see on lihtsalt nimeks pandav, kui palju sa tegelikult saad infot. Üliõpilastega tihti puutun kokku sellega, et on grupp inimesi koos, kellest üks on ekspert, kes on selle idee nagu gruppi toonud ja teised on sellised, et ma ju ei tea sellest valdkonnast midagi, mis ma oskan küsida. Aga kasutagi seda momenti, et sa ei tea mitte midagi sellest valdkonnast, lase talle endale rääkida ja nad on tõesti ülitänulikud, et nad saavad oma sellest valdkonnast rääkida. Nüüd, kui see on selline superkasutaja sinu võimalikule teenusele, siis katsu leida ka see vastaspool. Ehk et inimene, kes mitte kunagi ei ole nõus näiteks sellist teenust tarvitama. Ta näiteks ei ole nõus, tema jaoks kõik IT-arendajad on pätid ja vargad. Olen ka selliste klientidega kokku puutunud ja väga põnev on küsitleda, kust selline arvamus on kujunenud ja siis leida nii-öelda plaastreid nendele kohtadele, et kuidas ma saaksin oma klienti aidata läbi selle teadmise, et ta juba eos ei usalda mind, kuidas seda usaldust nagu taas tekitada. Et ka sinu tootes ja teenuses on oluline leida need nii-öelda superkasutajad ja need, kes mitte kunagi ei julgeks tellida midagi teie käest läbi teie Instagrami konto või mis iganes te kasutate. Ehk siis soovitan sellisteks sihtgrupi leidmisteks just alustada sotsiaalmeediast. Ja meil endal on väga tore see roheettevõtluse Facebook-grupp, kus te juba olete uurinud, et keda võiks küsitleda selle teenuse või selle toote arenduseks. Ehk siis saate ka üksteist suurepäraselt aidata. Nii, lähme edasi. Nii. Tasub läbi mõelda ka see, et kas tegemist on kliendiga või tegemist on kasutajaga. Et tihti tulevad sellised lastetoodetel välja see, et me tahame lastele disainida, aga tegelikult me peame ära tinnistama need vanemad. Ehk siis tihti peale siis see jutt, mis me sooviksime nagu lapsele reklaamida, ei saa olla see sama, mis me tema vanemale reklaamime. Ehk siis me peame alati mõtlema sellele, et kes on siin see maksev pool.
ja kuidas neid nügida. Klassikalised näited on minu puhul olnud see, et kui keegi palub oma ettevõttele sellist järjekordset äppi, mis tooks talle rohkem teismelisi kliente ja siis, kui me hakkame natukene juba uurima nagu kas või oma ettevõttest inimestelt, et kuidas nad oma lastele selliseid teenuseid, tooteid ostavad, siis me saame aru, et see valu on hoopis teises kohas. Ehk siis, kui me soovime pakkuda, et meie õpilased käiksid rohkem nendel Erasmuse aastatel kuskil välismaal, siis me tegelikult ei piisa sellest, kui me reklaamime seda teismelistele ja noortele, vaid tegelikult asi hakkab vanematest, et me peame kõigepealt Eesti lapsevanemale selgeks tegema, et see, et kui sinu laps ei lõpeta klassi või ülikooli esimest aastat oma sõpradega koos, et see tegelikult ei ole maailma lõpp. Ehk et alati mõtle läbi see, kes on see nügitav ja kes on see tegelik toote tarbija. Kuidas jõuda sellise inimtuumani? Kuidas ma saaksin aru, mida inimesed tegelikult soovivad? Et võtame kas või needsamad roheteemad, et ühe toreda üliõpilasega oli siin võimalus teha koostööd ettevõtetega, kes siis kasutavad erinevaid kullerteenuseid ja uurisime seda, et kas nende tarbimine, nende kullerteenuste tarbimine on kuidagi seotud ka nende rohesõnumitega. Ja tuli välja see, et rohesõnumid on nende jaoks väga olulised, aga tegelikult otsused tehakse ettevõttes siiski vastavalt eelarvele. Ja huvitav fakt, mis välja tuli, oli see, et kui rohesõnum on selline, mida inimene päriselt ei mõista, siis see efekt võib olla vastupidine. Sama efekti olen märganud ka sellistes startupides, mis üritavad teha aplikatsiooni, mis aitab noortel vanematel valmistada lastele näiteks juurviljarohkeid sööke. Ehk siis, kui me mudime ja lähme läbi nendest intervjuu kavadest, siis põhimõtteliselt küsimuste kavadest, siis ma tihti tunnen, et need mõned küsimused, et kas sa oled proovinud oma lapsele anda rohkem juurvilju või midagi, et siis võiks järgmise küsimusena küsida seda, et kas sa oled halb ema. Ehk et alati mõtleme läbi selle, et kas see küsimus paneb kedagi vastama mitte ausalt. Ehk siis, kui ma küsin sinu käest, et kas sa oled rohelise mõtteviisiga, sa ju tegelikult ei taha mulle öelda seda, et ei, ma küll selliseid asju ei mõtle. Pigem küsi selliselt, et kuidas on sinu igapäevased tegevused seotud selle valdkonnaga. Ja las ta räägib sulle mõne loo, kuidas tema näeb seda teemat ja kuidas jällegi tema näeb, et astub neid pisikesi samme rohelise elu suunas ja rohelise ettevõtluse suunas ja kuidas ta tegelikult on leidnud nagu Ulvil olid neid asju järjest juurde, et ennast nagu rohelisemana tunda ehk teha neid õigeid asju järjest. Aga igal inimesel on see erinev, aga kui sa paned talle selle küsimuse ette, kas sa oled roheline, siis ma pigem ei tahaks sulle valetada. Et alati mõtle need läbi, et pigem lase tal rääkida oma lugusid, oma ettevõtmiseid, oma muresid selle valdkonnaga, et saaksid õiged andmed. Kogemuslood. Jõuamegi sinna, et needsamad teenused, tooted, mida te pakute, mõjuvad erinevatele inimestele erinevalt. Siis katsugi leida need ekstreemid, need inimesed, kes tunnetavad ühtemoodi ja need, kes kogevad teenust mingit teistmoodi. Las nad räägivad sulle need lood.
ja mida rohkem sul on selliseid erinevaid kaasuseid, seda parema sellise arusaama saad sa sellest, mida tegelikult vajatakse. Kuidas leida selline side ja kuidas see intervjuu läbiviimine siis käib? Tavaliselt ma küsin seda, et kas lubatakse salvestada, siis kui ta lubab salvestada ja siis mul on enamasti võimalik paremat sidet luua, et ma ei pea nii palju üles kirjutama. Sest kohe, kui ma üles kirjutan, siis ma ju kaotan selle sideme, selle silmsideme. Et kui vähegi võimalik, siis küsi, kas sa saaksid salvestada, et sa generaliseerid need andmed ja et see ei jõua tema nimega kuhugi. Aga sul on järgnevaks arendustööks väga hea teha selle pealt persoonat ja konkreetselt koguda selliseid lauseid või mõtteid, mida ta on tegelikult öelnud. Ja seal on hästi oluline see, et oleksid tema enda sõnad. Sest tihti ka minu ettevõttes me armastame kelkida ilusate sõnadega, mis tegelikult väljapoole tunduvad tühjad. Et ka siin, kui ma teen järjekordse veebilehe, siis järgmises kliendikõnes ma küsin, et kuule, sa oled selle valdkonna inimene. Vaata korra üle, kas sa räägid selliste sõnadega. Ehk et jällegi pidev selline disain siis tsükli sees. Valmista see küsimustik ette, kuid samas ole paindlik. Ma tavaliselt koostan 10 küsimust ja ära jõuan neist küsida 4 tunni aja jooksul. Ehk siis, kui su küsimused on tehtud piisavalt hästi, siis nad panevad inimese rääkima ja sa saad selle nende lugude sees teda juhtida järjest sügavamale ja sügavamale. Et kuula rohkem, räägi vähem. Jäta ka pausid, sest et vähemalt minu valdkonnas on inimesed üsna introvertsed. Ja kui sa ise oled marineerinud oma intervjuu kavaga seal tunde, siis tema kuuleb sinu küsimust esimest korda.